Nüüd on saanud selgemaks, et Iraan on sattunud sisemisse kriisi. See, mida me näeme sel kolmapäeval, 2026. aasta 1. aprillil, on president Massoud Pezeshkini kiire mõju vähenemine. Samal ajal kui revolutsiooniline kaardivägi suurendab oma kontrolli sõjastrateegia ja režiimi suuna üle, kuid tegelik võim libiseb tema käest. Toimunu oli otsene. Pezeshkin püüdis anda märku taganemisest, vabandas tabatud Pärsia lahe riikide ees ja lubas uusi rünnakuid ohjeldada. Reaktsioon tuli kohe, teatas Reuters. See avaldus tekitas tugevat pahameelt revolutsiooni kaardiväe ja vaimulike liidi seas ning president sunniti osaliselt oma sõnu tagasi võtma. See punkt on keskne, sest näitab, et täidesaatva võimu juht ei suuda enam avalikult oma enda joont hoida. Otsustaval hetkel, kui president räägib ja teine jõud sunnib teda oma sõnu tagasi võtma, on poliitiline signaal tõsine. Seda ruumi täidabki just režiimi kõige karmim sõjaline ja ideoloogiline struktuur. Reuters teatab, et pärast Ali Khamenei surma ja sõja äärmuslikku survet võttis revolutsiooniline kaardivägi riigi otsustes veelgi suurema rolli. Süsteemi uus raskuskese. See ei asu enam presidendi isikus, vaid relvastatud vaimulikus ja julgeoleku tuumas, mis seab režiimi ellujäämise kõrgemale kui mis tahes mõõdukuse. Siin tulebki mängu riigipöörde mõiste. Mitte tingimata tankid tänavatel, vaid tsiviilpresidendi tegeliku võimu äravõtmine. Sõjaväemasina ees, mis on hakanud rohkem käsutama. Ja miks see praegu juhtub? Sest režiim on igast küljest surve all. 28. veebruaril alanud avatud sõda viis süsteemi kriitilisse punkti. Samal ajal oli majandus juba kokku kukkunud, valuuta kaotas jõudu ja rahulolematus rahva seas oli tänavatel juba plahvatanud. Associated Press kirjeldab, et jaanuaris osalesid 100 000 iraanlased viimaste aastakümnetes suurimates protestides teokraatia vastu. Vastus oli jõhker. Tuhanded tapeti, 10 000 arreteeriti ja repressioonid jätkusid. See tähendab, et juba enne, kui sõda kõike hullemaks muutis, oli presidenti allolev pinnas juba pragunenud. See kriis avaldub kõige selgemini just Iraani igapäevaelus. AP teatab igapäevastest plahvatustest, äride kokkuvarisemisest, perede põgenemisest ja enneolematust interneti katkestusest alates jaanuarist, mis mõjutas suhtlust, müüki ja isegi arstiabi. Üks arst, kellega agentuur rääkis, ütles, et blokeering raskendab patsientide haiguslugude kontrollimist ja õige annuse määramist. Samal ajal muutus režiimi kohtusüsteem veelgi karmimaks. Reuters teatas 31. märtsil, et isikud, keda süüdistatakse koostöös vaenulike riikidega, võivad seista silmitsi surmanuhtluse ja vara konfiskeerimisega. Isegi fotode või videote jagamist võib käsitleda kui luurealast koostööd. See näitab, kuidas režiim püüab oma poliitilist nõrkust kompenseerida hirmu, tsensuuri ja repressioonidega. Mõju ei piirdu ainult Teheraniga. Iraani sõda mõjutab juba kogu maailma ja see aitab seletada režiimi meeleheidet absoluutse kontrolli säilitamiseks. Reuters teatas täna, et Saksamaa majandusinstituudid on kärpinud majanduskasvu prognoosi ja tõstnud inflatsiooni ootusi. Seda põhjustab nafta ja gaasi hinnatõus, mille on esile kutsunud konflikt. On veel üks detail, mis paljastab Pezeshkini nõrkuse. Piisas vaid vihjest, et ta oleks valmis astuma samme sõja lõpetamiseks koos garantiidega uute rünnakute vastu. Et turud reageeriksid koheselt, aktsiaturud tõuseksid ja nafta hind langeks. See tähendab, et maailm vaatab presidendis võimalikku väljapääsu. Aga Iraanis seesama liikumine suurendab radikaalsete ringkondade survet, kes näevad igasugust taganemist nõrkusena. Mida rohkem Pezeshkian räägib pidurdamisest, seda rohkem saab kõva liin argumente tema isoleerimiseks. Lõpuks näeme me mõeldamatut teoks saamas. Mitte klassikaline riigipööre, mida kuulutatakse riiklikus televisioonis, vaid sisemine, vaikne ja karm võimupööre Iraani presidendi vastu. Ametikoht püsib, kuid autoriteet purustatakse. Ja miks? Sest režiim on läinud ellujäämise režiimile. Ja sellises süsteemis, kui kriis süveneb, muutub president kergesti asendatavaks.